Tere tulemast, kallid kaasvõitlejad. Alustame jälle klassikalise nädala eelvaatekõnega, kus siis paika võiks saada paar hüpoteesi, pigem siis suurematel timeframe'idel tulevaseks nädalaks. Nüüd eelmine nädal tegelikult oli meil päris volatiivne kaus olla, päris palju ikkagi väga high impact uudiseid USA dollarile. Intressimäärad näiteks seekord jäid küll samaks, aga ikkagi tegelikult päris korralik volatiivsus kaasnes tegelikult sellega ja jällegi õigele poole ka. Nagu me teame, tegelikult dollar on ju meeletult bullish, et siin ei olegi hetkel mitte midagi muud kui lihtsalt, et siuke tunne ongi, et reaalselt iga high impact uudis nagu kiirendab veel seda protsessi ja ma väga loodan, et tegelikult saite eelmine nädal mõnele siuksele päris heale setupile ka peale, kas siis kullale või siis näiteks Eurustile või GU-le, sest tegelikult need on päris meeletult langenud, on ju. Aga nii, uus nädal igastahes käimas, vaatame, et suures pildis kohe tundub, et menüü on nagu tunduvalt väiksem kui eelmine nädal, mis on ka loogiline, ega iga nädal ei saa olla nagu nii palju high impact uudiseid. Minule põhiliselt pakuvad huvi 3.30 Eesti aja järgi siis USA dollari uudised. Minu meelest need on väga mõnusad, eriti kui neid on palju, siis sa tegelikult tead, kuna enam-vähem graafikute taga olla, eriti kui intraday tehinguid teed ja nii edasi, et seda me taga ajame. Täna väga rahulik päev tegelikult olnud, mitte midagi erilist uudiste poolest ka mitte. Homme, New Yorgi ajal tegelikult näeme, siin üks korralik high impact kaust USA dollarile tuleb, mis on alati väga hea. Ehk siis mul on juba rahul, et teisipäeval tegelikult on reaalne, et hakkab juba jälle treidimine pihta. Kolmapäev täiesti rahulik, mitte midagi erilist, nagu me näeme. Nüüd neljapäev võib-olla ongi siis uudiste poolest ikkagi kõige edevam. Näiteks näete klassikaline 3.30 kvartaline uudis GDP, nii et neljapäev on kindlasti võib-olla siuke uudisepäev, mida ootaks, tahaks näha, mis reaktsioon tuleb. Ja suures pildis tegelikult väga rahulik nädal, nagu me näeme, nii et tuleb vaadata siis küünlaid, tehnilist analüüsi kõrvale ja vaatame, mis siin saama hakkab. Nüüd dollari indeks tegelikult siin, ma tegin viimati küll 2 nädalat tagasi, kui me rääkisime siin sellest, et ikka endiselt tahaks dollarit ülesse poole näha. Mina isiklikult esimene hüpotees oligi ikkagi oodata natuke allapoole veel dollari indeksit, et siis saada selline reaccumulation enne kui me lähme, aga nagu näha on, siis tegelikult dollari momentum ei ole üldse raugenud. Me oleme siin 23 tundi timeframe'i peal. Esimene siis selline target sai hititud, mis siis oli nagu eelmise 2 nädala selline põhitarget. Ja nagu näha on suurematel timeframe'idel tegelikult me oleme ikkagi ju meeletult bullish, meil istub üleval ilus korralik tuleviku target. Nüüdseks me oleme kõik tegelikult siin, ma arvan, istus ka päris palju sellist liquidity't. See on ilusti nüüd puhtaks tehtud ja tegelikult kui me vaatame, kus juba me sees kaupleme, siis ilusti on näha ära, et siin on ju massive ilus institutional candle imbalance, ehk siis tegelikult see on kindlasti nüüd huviala, mis oleks siis minul selle nädala USA dollari target 1 ja kuidas tegelikult seda enda jaoks ära kasutada. Ma hetkel tunnen isegi, et tegelikult seda 23 pole mul hetkel vaja rohkem vaadata. Ma sain väga hea sellise üldise pildi ja nüüd tundubki, et tegelikult terve see nädal tuleb rohkem selline intraday timeframe'ide jälgimine puhtalt sellepärast, et me olemegi ju väga ilusas tegelikult uptrendis järjekordselt, tuleviku target on öeldud. Ainuke asi, mis nüüd tegelikult peab peale passima, on oodata ära siis retracement, eeldatavasti siis väga selline mõnus sügav on ja näiteks see oleks kindlasti üks mõnus huviala. Aga jällegi ma ütlen, et võib-olla kui me oleme juba uue higher high ära teinud, siis tegelikult ma juba vaataks homme Londoni all ka siit tegelikult dollari price action'it. Ja kui me ikka suudame holdida bullish momentumiga, siis tegelikult oleks mõistlik seda ikkagi enda jaoks ära kasutada, kuna see trend on nii obvious. Ja see on nii tugev trend tegelikult momentumiga, iga korralik timeframe kinnitab seda ka, et see on nagu massive. Väga palju uudiseid ka ei tule, nii et see võib täiesti vabalt lihtsalt puhtalt tehnilise ja struktuuride järgi liikuda ülesse poole. Et selle ma ilmselgelt ei otsi hetkel, pole mõtet sellise trendi vastu kaubelda, vaadata seda väikest selli, mõteta. Pigem ootan oma head buy setup'id siis. Nüüd surfasin kõrvale ka Eurosti GU-d, et tegelikult GU on alati paar, mille mina valin siis esimesena EU versus GU on ja. Aga hetkel ma reaalselt vaatasin talle peale, me näeme, et kui meeletult tegelikult on see turg kukkunud.
me suudame ära tuvastada ka tegelikult meil ilusad sellised tuleviku targetid ja nii edasi, neid on päris palju market cap'e. Aga see tegelikult hetkel mind kuidagi ei aita, sest kui ma vaatasin nagu väiksemaid timeframe'e, siis hetkel siin nagu vapšee pole mitte midagi ilusat, mis ajendaks kauplema, Jällegi, kui ma võtsin kõrvale nüüd Eurosti, siis tegelikult Eurust hetkel, ma kohe räägin, mis ta teeb, et me oleme tegelikult päris suures tugeva range'i bottomis, ilus 23 tundi, siuke huviala on olemas. Ma ütlen, et mul oli see huviala lihtsalt peal, et ma teaks, kus hind on, ma ei jälgi neid buy tehingut, sest tegelikult nende buy tehingutel pole midagi viga, ainuke asi on see, et risk-reward ratio hetkel nagu üldse ei mängi välja, sest ma ikkagi olen täiesti seda meelt, et USA dollar jätkab ülesse suunda, euro, miks ta ei peaks mitte kukkuma, nii et ma tegelikult tahaks ikkagi samamoodi, nagu ma ütlesin dollari-indeksi puhul, siin sessiooni alguses, eriti New York, London, sessioonide alguses saada siis võimalikult hea hinnaga sell tehingut ja siis tegelikult tahaks lihtsalt müüa teda. Ja see 23 tundi huviala selles mõttes huvitav, et see oleks väga äge ja loogiline tegelikult, kui me saaksimegi siit levelist selle väikse retracement'i ja siis seejärel hakkaks minema, et need 2 tükki on tegelikult hetkel nagu sell limitid ka sees, et siin ma ei kavatse oodata mingit price action, stop lossid on väga väiksed, tuleviku targetid teada, tugev trend, dollari hind, nii et tegelikult see on väga siuke straight to the point paar, ja et kindlasti läheb paika siis alert ja ma panen isegi veel siia ülesse poole siit peaaegu stop lossi kohale, et me ikkagi teaks, kus see hind on omadega, kui ta peaks tulema kõrgemale, sest ta võib tulla vabalt, ei tea täpselt nagunii, aga mulle meeldib see breaker, ma eeldatavasti arvan, et see küünal jääbki selline tugevalt bearish, ehk siis meil on korralik breaker, just ongi õige hea huviala välja joonistumas, nii et see on kindlasti üks selle nädala lahedamaid USA dollari paare, ma ütleks siis. Mis siis võiks välja mängida, eks ju. Nii et GU jääb hetkel mul mängust välja, ma jälgin ikka teda iga päev, ma tean, mida ma tahaks näha, lihtsalt sügavamat retracement'it ja siis jällekordselt selliseid ilusaid struktuurilisi confirmation'eid ja õigetel ajaakendel siis tegelikult täiesti reaalne market execution'i kohta, et vajutas selle lihtsalt, aga hetkel ma ei hakka isegi mitte mingit hüpoteesi nagu peale tegema. Eurol mul hetkel on, see on lähemal, see on loogilisem, nii et tuleb jälgida lihtsalt, mida see GVP just teeb. Nii, selle eest tegelikult GVP JPY, kes mäletavad meil siin seda paari siin, kui 2 nädalat tagasi sai räägitud sellest, et tegelikult tollal ajal me veel tulime siit ilusti 23 tunni huvialast, siin kirjas ka veel, tegimegi väga klassikalise retracement ja täpselt sarnane stsenaarium tegelikult, mida me praegu ootame Eurostil või mina ootan, et suuremate timeframe'ide huvialast tuleb loogiline retracement varasemasse siis unmitigated hinnalevelitesse ja aktiveeriks mu tehingu ja tuleviku targetid on olemas. Nüüd see esimene trade on väljas, või kellel on, kellel ei ole, mul on, ja siis siia läheb delete ja tegelikult mida ma ootan? Ma ootan GBP JPY-le täiesti klassikalist retracementit ja ikkagi seda, et see turg jätkaks oma kukkumist, target 1 sai ilusti välja nüüd, ma kindlasti vaataks nende load alla ja muidugi ei saa nagu mitte näha ka sellist ülisuurt market cap'i, nii et tegelikult siin load juures on target 2 on päris soliidne ja need risk-reward ratiod samuti päris suured ja GBP JPY tundub, et hetkel on hakanud ka liikuma, trend on hetkel bearish, nii et sel tehingud on iga kell nagu teretulnud. Et see on siis nüüd selline teine paar, mis on võib-olla limititega jälle paigas. Nii, siis on USA dollar JPY, et nagu tegelikult ka, kes dollarit alguses nägid, ma isegi oleks oodanud reaalselt alguses, et see turg tuleb natukenegi sügavamale, annab meil enam-vähem loogilise sellise tehingu, aga nagu ta ei tulnud, pole midagi teha, selles mõttes, et see vana hüpotees läheb hetkel delete'i. Ma seda alerti ära ei kustuta, ma panen natuke kõrgemale, see on ikkagi huvitav huviala, aga suures pildis läks varem üles igate pidi, vahet pole, mis timeframe'i me tšekime, on täiesti bullish, ilusti filled price action minu meelest siit läheb korralikult, siin on meil väike siuke liquidity run ja ikkagi uus turustruktuur on moodustunud ja ma tunnen, et pole ammu tegelikult uus JPY trading ka ja täiesti reaalne koht, et siuksesse max discounted hinnalevelitesse tahaks panna paika limitid
puhtalt ka sellepärast, et risk reward ratio'd on tegelikult ülihead, sest see on ikkagi ka võrdlemisi volatiivne nüüd, kui dollar liigub, on pluss on JPY ka veel sees. Nii et need oleks ka kindlasti 2 nagu buy limit selleks nädalaks, et ma väga loodan, et ta võtab natuke kokku ennast ja tuleb allapoole. Et ta võib tõesti vabalt ülesse minna ja nii-öelda uued huvialad joonistada, aga hetke sellise hinna liikumisega tõttu ma isegi tunnen, et need on päris okei ja põhjendatud. Ehk siis tegelikult tehinguid on, pole nüüd muidugi küll üli lähedal, aga ma ütlengi, et siuksel ajal, kui tolts nagu lihtsalt sõidab, on vaja oodata väikest retracementit ja lihtsalt sessioonide ajal peale paistada natuke. Ja küll kõik saavad mingid entrid ka. Kullaga on selles mõttes selline plaan mul, et ma tahaks kulda ikka endiselt sellida, aga kõigepealt ma ootan ära, kuidas meil close ib see 23 tundi candle. Ma väga tahaks näha, et ta tegelikult võtaks selle loo välja, ehk siis meil formuleeruks uus selline korralik breakeri huviala ja ma ootaks redistribution'it siin, et ei paneks isegi limitiga, kuna mul on tegelikult juba üks USA dollari paar ka. Ja ma mõtlengi, et paigas on alert ja lihtsalt oodata redistribution'it, et siis kulda müüa. Aga kõigepealt peab vaatama, kuidas need candle'id close ivad, tuleviku targetid on olemas, trend on teada, meil läheb räigelt ilus order flow, kahju, et siit peale ei saanud. Ma ei tea, mis ma magasin, igatahes siit läheb väga ilus selline bearish order flow. Nii et kulla huviala, vaatame, mis te panite. Täiesti discount ja ilus. Hetkel peab arvestama ka seda, et euro on lihtsalt nõrk ja tolts lihtsalt ruulib, nagu see on loogiline ka, nagu euril on seda ja et see on täpselt selline huvitav koht, et nagu siit võib panna iseenesest, ta ei ole nagu korralik breaker, sellepärast me ei ole ju tegelikult varasemaid struktuure nagu räigelt läbi sõitnud, eks ju. See on üldse siuke suhteliselt iffy koht, et kui juba tegelikult siit hakata vaatama buy-tehingut, siis kindlasti open-minded ja veel kohti siis nagu ikka mängida siis kogu see range nii-öelda lõpuni, sest täiesti reaalselt võib saada siit stop lossi, võtab välja ikkagi need low'id ja siis lähebki siit alt 50% pealt nagu. Yeah. Kellelgi veel mingeid huvitavaid küsimusi või paare, sest mul tegelikult polegi hetkel mitte midagi rohkem menüüs. Põhipaarid ikkagi $1 paar, setup hüpotees tehtud, limited paigas, GBP JPY paigas limited ja siis US JPY ka ootan ja kulda ootan. Ehk siis US JPY ja kuld võiksid tegelikult, kui oletame, et sa võtad samamoodi, võtad eurust ja GBP JPY, siis ma pigem US JPY ja kullal ei paneks limited, vaid paneks peale alerdid ja ootaks price action'it, et lihtsalt nagu riskida vähem, et ei ole mõtet panna tegelikult pooleldi korreleeruvaid paarid ikkagi. Et pigem valida välja oma lemmikud on ja GBP JPY on kindlalt mu lemmik, see on nii hea paar. Ja siis lihtsalt vaadatagi, kuidas see nädal reaalselt jooksma hakkab, et ma tahaks väga GBP ust tegelikult fookusesse, aga ma hetkel tunnen, et mul on vaja lihtsalt näha, et see turg natukenegi korrigeerib ennast, et me saaksime siukse mingisugusegi enam-vähem okei price action, sest see hetkel ei nagu kutsu üldse müüma. Või üldse isegi kaupleme, et ainult kukume, mitte midagi erilist hetkel pole, et tehke kõigepealt turg ühelt poolt puhtaks ja siis vaatame edasi, et kuidas ta hakkab välja joonistama. Nii et kui kellelgi küsisid pole, siis tegelikult thanks, et tulite või vaatate recordingut ja olge tublid. See nädal tõenäoliselt tuleb suht rahulik, nagu me ennem vaatasime ka uudiste poolest, nii et olge mõnusad ja suhtleme, kõnesid tuleb veel ja veel tegelikult see nädal ka, nii et vaatame, kuidas need hüpoteesid lähevad. Tšau!